Tere õhtust, head inimesed! Mina olen Eva Esse ja ma olen eestlane, kuigi seaduse järgi võib igaüks ise otsustada, mis rahvusesse ta kuulub. Näiteks, kui ma tunneksin ennast kultuuriliselt hiinlasena, võiksin kohe praegu rahvastikuregistris vastava muudatuse teha. Ja kui ma homme avastaksin, et tegelikult olen ma hoopis rootslane, ei keelaks seadus mul ka seda. Ometi olen ma aga eestlane ja ilmselt olete valdavas osas teiegi, mu armsad vaatajad. Olge te siis praegu oma kodudes või siinsamas stuudios meie juba legendaarseks saanud võltspublikus. Aitäh. Selle võltspubliku rahvusliku koostise osas ei saa ma tegelikult 100% kindel olla, sest ma tõmbasin ta lihtsalt internetist alla. Ja võltside asjade eelis ongi see, et ma saan ise otsustada, mis või kes nad on. Teeme katse. Võltspublik, kas te olete ameeriklased? Võltspublik, kas te olete kreeklased? Võltspublik, kas te olete eestlased? No näete, ma saan ainult oma näpuliigutusega otsustada, millisest rahvusest on need inimesed, kes mind siin stuudios ümbritsevad. Aga millegipärast kipume aeg-ajalt ette kujutama, et samamoodi õnnestub meil ka päris elus. Et kui me natukenegi vaeva näeme, saavad kõigist teist elanikest eestlased. Ja kellest ei saa, sellel ei ole õigust koos meiega seda kadestamisväärse kliimaga maatükki nautida. Ja just sellest tahan ma täna teile rääkida. Olen venelane, aga ma armastan Eesti. Tüünina võdam ja pajuvad ei pesni. Ma loodan, et kõik saab korda, kui sulle midagi ei meeldi, lihtsalt mille mööda. Muulased moodustavad Eesti rahvastikust umbes 1/3. Suurim vähemusgrupp on loomulikult venelased, kelle osakaal Eestis elavatest inimestest on 26%. Ehk kui Eesti elanikkond oleks näiteks kook, koosneks see 3/4 ulatuses kamajahust, sprottidest ja ohakatest. Ning veerandi moodustaksid kalamari, majonees ja meeste käekotid. Selline kook oleks mõistagi äärmiselt veidra maitsega ja parem on need koostisosad rangelt lahus hoida. Seetõttu on eestlased ja venelased nagu Ruuben Kaalep ja hästi istuv pintsak. Nad on üksteise olemasolust küll teadlikud, kuid nad ei kohtu mitte kunagi. Eestlased ja venelased elavad küll samas riigis, aga pead täielikus eraldatuses. Kuigi meie rahvussuhted on Eestis viimasel ajal vähemalt näiliselt paranenud, ei tähenda see, et me teineteist armastaksime. Pigem on vastupidi. Venelane on eestlase jaoks jätkuvalt tibla ja eestlane venelase silmis fašist. No, mis vähemalt Ruuben Kaalepi osas ka tõele vastab. Mõistagi tuleb probleemide juuri taas ajaloost otsida. Vene kaupmehed on Eestis elanud juba Liivi sõja aegadest saadik, kuid suurem venelaste ränne Eestisse algas pärast Põhjasõda, kui Eesti läks Moskva tsaririigi võimu alla. Eriti massiivseks muutus venelaste Eestisse saabumine Nõukogude okupatsiooniga. Esiteks oli Eesti toona kõige läänelikum Nõukogude vabariik, kus kõik tahtsid elada. Teiseks viis Nõukogude võim Eestis läbi niinimetatud venestamispoliitikat, mille eesmärk oli eesti keel ja kultuur asendada vene keele ja kultuuriga. Venestamiseks tuli Eesti venelastega üle ujutada ja loota, et eestlane seeläbi rohkem venelase moodi hakkab olema. See õnnestus Nõukogude võimul ootamatult hästi. Kohe nii hästi, et isegi täna peavad Eesti pop-ansamblid oma rahva kõnetamiseks just slaavi muusikat esitama. Miks mitte suudelda sind kiire kontuurides ja kui sind kõrvutan, mul vastad ja. Teisalt tekitas vene keele vägivaldne pealesurumine eestlastes protesti. Kui siia lisada ka küüditamised ja muud kuriteod, mida Nõukogude võim Eesti rahva kallal toime pani, on kiiresti selge, miks me venelastesse läbi lähiajaloo nii tõrksalt oleme suhtunud. Kui Eesti taas iseseisvaks sai, saabus kaua oodatud kättemaksuaeg. Nüüd oli meil võimalus teha venelastele seda, mida nemad olid meiega teinud. Ja see meid ei kõigutanud, et päris kõiki venelasi on Nõukogude võimu kuritegudes keeruline süüdistada.
Eesti riik asus venelasi jõuga tasalülitama ja kogu asi kulmineerus 2007. aasta aprillis, kui valitsus öö hämaruses niinimetatud pronksmehe teisaldas ja hulk venelasi seepeale Tallinnas märatsema hakkas. See on naša! Pronksmees sümboliseeris eestlastele Nõukogude okupatsiooni. Venelaste jaoks oli Tõnismäel paiknenud monument aga niinimetatud suures isamaasõjas saavutatud võidu sümbol. Suure isamaasõja müüt asendas Nõukogude Liidus religiooni ja pronksmehe teisaldamine oli siinsete venelaste jaoks sama suur pühaduse teotamine, nagu oleks meie jaoks see, kui Vladimir Putin suitsupääsukesel pea otsast hammustaks. Ühest küljest on eestlaste soov end Eestis otsustajatena tunda loogiline ja ainumõeldav. Teisalt ei muuda see aga fakti, et venelased ei lähe siit mitte kuhugi. Või et ilma venelasteta kukuks Eesti majandus lihtsalt kokku. Võltspublik, kas teie seas on venelasi? Teie seas tundub olevat üksikud venelased. Mis te arvate? Kas me teeme neist eestlased? Aga kuidas siis venelasest eestlane teha? Kõigepealt tuleb temast venelane välja pigistada ehk eemaldada kõik need müütilised vene asjad, mis venelasi iseloomustavad. No näiteks, et venelased on laisad, lärmakad ja nahaalsed. Venelased on joodikud. Venelased armastavad Putinit ja idealiseerivad Venemaad. Venelased vaatavad vaid Venemaa propagandakanaleid. Venelased ei oska eesti keelt ega pea Eestit oma kodumaaks. Kõik venelased on Keskerakonna pooldajad ja valijad. Head sõbrad, ükski neist müütidest ei vasta absoluutselt tõele. Aga miks see peaks meid segama? Meie ülesanne on teha venelasest eestlane ja eesmärk pühitseb ju abinõu. Kas te olete nõus, mu kallis võltspublik? Teine oluline samm venelasest eestlase tegemisel on talle eesti keel selgeks õpetada, mis on raske, sest oma hiilgavate mõtete arusaadavas eesti keeles väljendamine on paras väljakutse ka eestlastele endile. Eesti keeles võib olla 3 väldet ja 14 käänet, kuid meie seas liigub üsna mitu venelast, kes on need kõigi raskuste kiust ära õppinud ja ühte neist tunnen ma isiklikult. Minu kõige esimene sõbranna oli venelane ja minagi olin tema jaoks kõige esimene eestikeelne tuttav. Tänaseks räägib tema laitmatult eesti keelt. Samal ajal on minu keeleoskus vaid hädine Menja Zavudeva I Janjega Varju Paruski. Ja seda hoolimata sellest, et ma olen üle 10 aasta vene keelt õppinud. Mul ei ole vene keelt lihtsalt vaja olnud ja mulle tundub, et ka Eestil on venelasi vaja ainult siis, kui nad aitavad meil näiteks Eurovisioonil silma paista. Või kui nad jalgpallimatšil Eesti eest värava löövad. Vassiljev saab löögile, tõstab ja super! Maailmaklass! Tuli koos ja Vassiljev! Maailmaklass! 2-1! Ja loomulikult on meil venelasi vaja siis, kui me tahame korralikult ropendada. Mul on pohhui! Tuleb sa arvad, tõmbame nahku siit riigist või? Tõmba nahhui. Saa aru, see on meie koht. Tõmba nahku. Aga äkki on ikkagi nii, et venelased on Eestile vajalikud kogu aeg, mitte ainult siis, kui meil neist kasu on. Ja just nimelt venelaste, mitte poolkeelsete tehiseestlastena. Kui eestlane Ameerikasse või Soome kolib ja seal ameeriklaseks või soomlaseks muutub, siis paneme meie seda talle pahaks. Samas aga eeldame Eestis elavatelt venelastelt just täpselt seda, et ta loobuks oma identiteedist ja võtaks omaks meie kultuuri. Aga kas see on ikka mõistlik? Kuidas me saaksime nii teha, et eestlased ja venelased suudaksid üksteisega normaalselt koos elada, ilma et me peaks teineteiseks hakkama? Kõigest sellest räägin juba õige pea paljusid eestlasi ärritanud Sveta Grigorjevaga. Ärge kuhugi kaduge!